Eestlastele suunatud kampaania kestab ligi 3 kuud. Selle jooksul tõstetakse esile kogu pere atraktsioone, muuseume, toiduelamusi ning majutust. Eesmärgiks on pakkuda kohalikele põnevat avastamist meie oma pealinnas. Eestimaa inimesed viivad igal aastal Eestist välja 800 miljonit eurot muudesse turismipiirkondadesse. Kui me sellest suudame poole üle Eesti erinevate majutusasutuste ja lõbustusasutuste ja igasuguste erinevate atraktsioonide vahel ära jagada, siis me oleme tegelikult päästnud oma turismimajandust päris korralikult ja Tallinn tahab, et tal oleks siin väga selge roll. Juuni algusest algab ka koostöö 22 Tallinna hotelliga, kes pakuvad 2 nädala vältel majutust 3 ööd 2 hinnaga. Lisaks kingib linn omalt poolt majutujatele 24 tunni Tallinna kaardi, mis tagab tasuta sissepääsu enam kui 40 muuseumisse ning teisigi soodustusi. Üheskoos ikka on tore ja parem neid asju teha, kui igaüks ise oma mäe otsas seda pusib, et eks näis. Pigem kõik jooksevad puhkama teiste kuurortlinnadesse ja suurtesse linnadesse. Täna tegelikult kohalikul ongi hea võimalus tulla keset suve Tallinnat avastama, et see tasub ära, sest meil ruumi on ja hinnad on siin nii palju kordades soodsamad kui Tartus, Pärnus või kuskil mujal populaarses kohas. Kes ei taha seal trügida, tulge siia, meil siin ruumi on. Tallinna turism on koroonapandeemia tõttu saanud kõige rohkem kannatada. Peamine sissetulek tuli varem just välismaa turistidelt, kelle külastuste arv majutusasutustesse 2020. aastal 65% langes. Nüüd püütakse sektoril hinge sees hoida siseturistide abiga. Ka Eesti turistid peatusid eelmisel aastal Tallinna majutusasutustes 29% vähem kui varasemalt.